Okei, 9. klass. Võtame see kontrolltöö läbi. Nii, kahjuks jäi üks punkt siin jäi eelmine kord kontrolltöösse kirjutamata ja see on, siia pidi tulema elemendi oksüdatsiooni aste. Või siis mittemetalli oksüdatsiooni aste, mis oksiidi moodustab. Ja oksiidi, võtame siis läbi. Nii, oksiidi nimetus, väävel trioksiid. No seda te ilmselt kirjutasite õigesti. See oli siis SO3. Nii, ja siit sa pidid vaatama ka seda oksiidi moodustava mittemetalli oksüdatsiooni astet. Hapnik annab 6 miinust kokku, et iga hapnik annab siis -2, aga 3 hapnikut annavad siis 6 miinust ja väävel seetõttu peab olema siis +6. Nii, siin on väävel +6. Vastava happe valem, no proovime, kirjutame selle happe ka kokku. Kirjutame vesinik, H, O ja HS ja O. Nii, hakkame mõtlema. Väävli oksüdatsiooni aste on +6. Hapniku oksüdatsiooni aste on -2. Ja vesiniku oksüdatsiooni aste on +1. Ehk siis mitu hapnikut ja mitu hapnikut ja mitu vesinikku oleks vaja, et kogu see värk oleks tasakaalus. Nii, meil on 6 plussi, mida annab väävel ja meil saab siis olla 6 miinust, mida annaksid 3 hapnikut, aga siis see värk oleks 0, aga meil on siin see vesinik ka. Nii et siia sobiks meile SO4, 4 hapnikut, mis annaksid kokku 8 miinust ja 8 miinust ja 6 plussi annaksid siis jäägiks 2 miinust ja 2 plussi, mida annavad 2 vesinikku, tasakaalustaksid kõik seda ära. Ja valem on siis H2SO4. Seda oleks võinud ka seal tabelist vaadata, mis ma teile jaganud olen. Et mitte igal oksiidil on oma vastav hape. Ja vastava happe nimetus, see on siis väävelhape. Nii, tetrafosfordekooksiid, sama lugu. B4O10. Hapnik on -2. Kokku annab 20 miinust ja fosfor peab andma siis 20 plussi ja 20 plussi annab 4 fosforit, ehk siis iga fosfor annab 5 plussi, +5. Vastava happe valem H, B ja O. Siin on meil +5 ja tetrafosfordekooksiidile vastav hape on siis H3, BO4. Seda oleks võinud ka vaadata sealt tabelist. Ja see on siis fosforhape. Nii, lämmastikdioksiidiga, jah. Okei. Kirjuta oksiidide nimetused. Et siin oli jälle mittemetallioksiid. Siin on B-rühma metallioksiid. See on A-rühma metall. See on B-rühma metall. Ja see on siis mittemetall. Et seda kõike vaadate siit perioodilisustabelist. Et fosfor ja räni on mittemetallid. Vask. Nii, vask on B-rühma metall. Kroom on ka siin B-rühma metall ning alumiinium on A-rühma metall. Ja kõiki neid me nimetame natukene erinevalt. Siin on esimene
on tetrafosfordekaoksiid, nii nagu me mittemetalli nimetame. Tetrafosfordekaoksiid. Teine on ränidioksiid, nii nagu me mittemetalli nimetame. Ränidioksiid või monoränidioksiid. No mono me ei pea alati ütlema mono. Nii, A-rühma metallid. A-rühma metallidega on lihtne. A-rühma metallidega on lihtne, sellepärast, et neil on üks võimalik oksüdatsiooniaste. Üks A-rühma metallidel on ainult +1, 2 A-rühma metallidel on ainult 2+, ja alumiiniumi ainus võimalik oksüdatsiooniaste on 3+. Nii et nendega on lihtne. Alumiiniumoksiid. Alumiiniumoksiid. Nii. B-rühma metall. No B-rühma metalliga on juba keerulisem, sellepärast, et siin on vaja teada selle oksiidi moodustava metalli oksüdatsiooniastet. Kuprum 2O. Me alati teame hapniku oksüdatsiooniastet, mis on -2. Ja siit me saame tuletada, me alati teame hapniku oksüdatsiooniastet, mis on -2. Siin on kuidagi imelikult. Ma ei saa aru, mis ta teeb. Me alati teame hapniku oksüdatsiooniastet, mis on -2. No, mis ta teeb? Las ta olla. Ja hapnik annab meil 2- ja 2 vaske peavad andma 2+, järelikult iga vase oksüdatsiooniaste on 1+. Järelikult nimetus on siin vask ja sulgudesse läheb selle oksüdatsiooniaste oksiid. Vase oksüdatsiooniaste on +1, järelikult siia läheb 1. Kroomiga sarnane lugu. Siin on -2, hapnikul on -2 oksüdatsiooniaste, kroomil on siis järelikult +2. Ja oksiidi nimetus on vastavalt kroom 2 oksiid. Ehk siis palun eristage 3 oksiidide nimetamise viisi. Mittemetallid, B-rühma metallid ja A-rühma metallid. 3 erinevat oksiidide nimetamise viisi. Järgmine. Lõpeta ja tasakaalusta oksiidide veega reageerimise reaktsioonivõrrandid. Meil on siis SO3 ja H2O. Te peate teadma, milline happe vastab igale oksiidile. Igal oksiidil on oma oksiidile vastav happe. Kui te oma tabelist vaadate, seda te peate enne kontrolltööd meelde jätma ja palun vaadake oma tabelisse, sealt leiate, et SO3-le vastab happe H2 SO4. H2 SO4. Nii. Ja veel on oluline, et väävel, mis oksiidi moodustab, on mittemetall. Ehk siis suure tõenäosusega see on happeline oksiid. Ja kui see veega reageerib, siis see tekitab hapet. Nii, siin ei pea midagi tasakaalustama. CO2 + H2O. Süsinik on mittemetall. Selle oksiid on happeline ja kui CO2 reageerib veega, siis tekib süsihappe H2SO4, H2CO3. Ja väga hea vihje on see, et oksiidis ja sellele vastavas happes on oksüdatsiooniastmed alati samad. SO3-s on väävli oksüdatsiooniaste +6 ja väävelhappes on ka oksüdatsiooniaste väävlil +6. Et see on selline hea vihje, et sobivat hapet valida. CO2 samamoodi. Siin on 2 hapnikut, mis annavad kokku 4-. Järelikult süsiniku oksüdatsiooniaste peab olema +4.
nii, +4. Ja järgmine A-rühma metallide oksiidide reageerimine veega, ehk siis tekib alus. Et kui tekib hape, siis happes on see H alati ees. Ja kui tekib alus, siis alustel on alati taga OH. Naatriumoksiidist tekib naatriumhüdroksiid, naatriumhüdroksiid. Alustele on omane see OH osa. Magneesiumist tekib siis magneesium OH, aga magneesium on 2A rühmas, järelikult magneesiumi oksidatsiooniaste on +2. Nii et siia tuleb siis 2 OH gruppi, sest ühel OH grupil on, ühel OH iooni laeng on -1. Naatriumil ka, naatrium asub 1A rühmas, sellel oksidatsiooniaste on +1 ja OH iooni laeng on -1. Et see miinus ei kulu H-le, vaid tervele OH-le. Ja niimoodi siis on vaja ühte OH ja ühte naatriumit, et see hüdroksiid püsiks. Nii, mõlemas siin on vist vaja, ei, seda teist ei ole vaja tasakaalustada, sest siin pool on 1 magneesium, siin on ka 1 magneesium. Siin pool on 1, 2 hapnikut, siin pool on ka 1 korda 2, ehk siis 2 hapnikut ja 1, 2 vesinikku ja siin on ka siis 2 vesinikku. Seda ei ole vaja tasakaalustada. Aga seda esimest on vaja tasakaalustada. Siin on 2 naatriumit, aga siin on ainult 1 naatrium. Oleks mõistlik panna siia ette 2. Nii. Ja vaatame hapnikuid nüüd, et siin pool on nüüd 1 korda 2, 2 hapnikut, siin on ka 1, 2 hapnikut ja vesinikud ka 1 korda 2 on 2 vesinikku ja siin pool on ka 2 vesinikku H2. Nii, korras. Edasi. Koosta, lahenda ja tasakaalusta keemiline reaktsioon vastavalt kirjeldusele. Nii, magneesiumi põlemine. Põlemine, me oleme seda õppinud ja põlemine on reageerimine hapnikuga, ehk siis omavahel reageerivad magneesium ja hapnik. Magneesium reageerib hapnikuga. Aga siin on vaja meeles pidada, et hapnik, fluor ja kloor on gaasilised mittemetallid. Lämmastik, hapnik, fluor ja kloor on gaasilised mittemetallid ja gaasilised ained on alati siis nagu molekulides. Et nende molekulides on 2 elemendi aatomit. Metallidel ja tahketel mittemetallidel on alati, need on atomaarsed, seal on 1 aatom. Need ained on esindatud üksikute aatomitega. Nii, kui magneesium põleb hapnikus, siis tekib magneesiumoksiid. Magneesium on A-rühma metall ja magneesiumil ei ole vaja vaadata siit järgi selle oksidatsiooniastet. A-rühma metallil on alati 1 ainus oksidatsiooniaste ja see on võrdne tema rühma numbriga. Magneesium asub rühmas 2A, järelikult tema oksidatsiooniaste on +2. Hapniku oksidatsiooniaste on alati -2, sellepärast, et tal on 2 elektroni puudu sellest maagilisest 8. Nii, ja siit on vaja seda tasakaalustada. Siin läheb meil vaja 1 hapnikut, aga meil on siin pool tervet 2 hapniku aatomit. Järelikult, et 2 hapniku aatomit ära kuluksid, on vaja tekitada 2 magneesiumoksiidi, aga selle jaoks läheb vaja ka 2 magneesiumi aatomit.
et siin pool on 2 magneesiumi aatomit, siin on ka 2 magneesiumi aatomit. Siin pool on 2 hapniku aatomit, siin pool on nüüd ka 2 hapniku aatomit. Raua põlemine. Põlemine on millegi reageerimine hapnikuga ja raud on ferrum, hapnik on O ja paneme kirja ferrum pluss O2. Ja siin oli vaja teil meelde tuletada, kas hapnik on tugev elektronide äratõmbaja või leebe elektronide äratõmbaja. Hapnik, fluor ja kloor, siin need 3 mittemetalli siin nurgas. Need on tugevad elektronide äratõmbajad. Need tõmbavad kõik võimalikud elektronid rauast ära. Väävel, millega raud ka reageerib, ei ole tugev, see on natuke leebem elektronide tõmbaja. Ja seetõttu väävel ei suuda kõik elektronid rauast ära tõmmata. Aga kui sa siit vaatad, siis raual ongi 2 oksidatsiooniastet, raud 2+ ja raud 3+, et kui raud reageerib millegiga, mis tõmbab temalt nagu väga tugevalt need elektronid ära, siis tekib raud 3+, ehk siis kõik elektronid tõmmatakse ära. Ja kui raud reageerib millegi nagu rahulikuga, näiteks väävliga, siis väävel suudab temalt ära tõmmata ainult 2 elektroni, ehk siis tekib raud 2+. Siin raud reageerib tugeva oksüdeerijaga ja tekib raud oksiid, kus raua oksidatsiooniaste on +3 ja hapniku oksidatsiooniaste on -2. Et see värk oleks tasakaalus, meil läheb vaja, teeme risti-resti, -2, 2 + 3 ja 3, et ferrum 2O3. Ja siin on vaja meil seda asja tasakaalustada. Siin pool me näeme teiega paaritu arvu ja selleks, et paaritu arvust lahti saada, lihtsustame kõike seda sellega, et saame paaritu arvust lahti, korrutades panes siia 2. Ja nüüd meil on 6 hapnikut. 6 hapnikut on siin pool, ehk siis 3 korda 2. Ja selleks, et siin pool oleks meil 6 hapnikut, paneme siia 3 ette. Ja nüüd meil on 2 korda 2, ehk siis 4 rauda, paneme siia 4 rauda ja nüüd on see värk tasakaalus jälle. Järgmine. Vääveldioksiidi lahustumine vees. Vääveldioksiid. Lahustumine vees. H2O. Ja nüüd paneme kirja SO2 pluss H2O. S on mittemetall, SO2 on mittemetallioksiid, SO2 on happeline oksiid ja veega kokkupuutes tekib sellele oksiidile vastav hape. Vaata tabelist järgi, mis on SO2-le vastav hape. Sellest tabelist, mis on sul vihikus, kus on oksiid, siis on oksiidi nimetus, siis on selle iooni nimetus ja oksiidile vastav hape. Et tekib H2, SO3 ja see on juba väävlishape. See on väävlishape. Nii ja siin ei ole vaja midagi tasakaalustada. Lihtsalt meeldetuletuseks, et väävli oksidatsiooniaste siin on +4, sest siin on 2 hapnikut, mis annavad kokku 4 miinust. 1 hapnik annab 2 miinust, aga 2 hapnikut annavad 4 miinust. Ja siin on ka oksidatsiooniaste +4. Nii, kaaliumoksiid. Ja nüüd kaalium on A-rühma metall ja A-rühma metallioksiidid on aluselised oksiidid ja kui need puutuvad kokku veega, siis tekib alus. Paljud kirjutasid siia, et tekib mingisugune hape, kus on sees kaalium. Aga seda nii ei saa teha, sellepärast, et kaalium on A-rühma metall, mille oksiid tekitab alust veega kokkupuutes. Nii, kaalium
ja H2O. Kaaliumoksiid on siis kaalium O, aga nüüd me peame mõtlema, kas see on kaalium O või kaalium O2. Selle jaoks me vaatame, et kaalium on rühmas 1A ja tema ainus võimalik oksidatsiooniaste on +1. Hapniku oksidatsiooniaste on -2, järelikult läheb vaja 2 kaaliumit. Läheb vaja 2 kaaliumit selles molekulis, et molekul oleks tasakaalus. Ja paneme kirja kaalium 2O pluss H2O tekib kaalium OH. Kaalium on siis +1 ja OH on -1. Seetõttu ongi vaja ainult 1 kaaliumit ja 1 OH-d. Aga kuna siin on meil 2 kaaliumit, 2 hapnikut ja 2 vesinikku, siis tekib 2 kaaliumhüdroksiidi molekuli. Vaatame edasi. Lõpeta ja tasakaalusta metallide ja mittemetallide vahelise reaktsiooni võrrandid. Väävel pluss raud. Jälle pea meeles, et väävel, kui reageerib mingi metalliga, siis väävel on elektronide äratõmbaja ja metallid on elektronide andjad. Väävel on leebe elektronide äratõmbaja, nii et siit tabelist B-rühma metallide puhul me saame vaadata, milliseid oksidatsiooniastmeid nad tavaliselt saavad ja raual on 2 oksidatsiooniastet, 2+ ja 3+. Ja kuna väävel on leebe elektronide tõmbaja, siis tekib selline raud, mille oksidatsiooniaste on +2. Ja väävli oksidatsiooniaste, väävel asub rühmas 6A, tal on 8-st 2 puudu, järelikult ta saab juurde endale 2 elektroni. Seda värki siin ei ole vaja, nagu seda molekuli ei ole vaja tasakaalustada ja seda reaktsioonivõrrandit ka ei ole vaja tasakaalustada. Nii, võtame väävel pluss naatrium. Väävel saab endale juurde 2 elektroni, ehk siis väävel tõmbab endasse 2 elektroni. Ja naatrium asub rühmas 1A, tal on väliselektron kihil 1 elektron ja tema annab ära 1 elektroni. Ja tekib mingisugune aine naatrium S ja kuna naatrium annab 1 elektroni ära, siis naatriumi laeng on 1+. Väävel võtab endale 2 elektroni, vääveli laeng on -2. Järelikult läheb vaja 2 naatriumit. Ja tasakaalustame seda, pannes naatriumile ette 2. Kloor ja vask. Kloor on oksüdeerija, see väga hästi tõmbab elektrone endale. Vask on metall, see jagab elektrone, seetõttu kloor ja vask omavahel hästi reageerivad. Ja tekib mingisugune kuprumkloor. Vaatame tabelist järgi. Milline oksidatsiooniaste on vasel? Ahah, +2. Paneme see kirja. Tekib vask, mille oksidatsiooniaste on +2. Ja klooril on väliselektron kihil 7 elektroni ja tal on 1/8 puudu, ehk siis tal tuleb juurde üks elektron. -1 tuleb siia. Ehk siis kuprumkloor 2. Ja seda ei ole vaja tasakaalustada. B pluss O2. Fosforil on 5 elektroni ja kui fosfor reageerib hapnikuga, siis hapnik tõmbab temalt kõik elektronid ära. Hapnik saab endale juurde 2 elektroni, siis tal on 2 puudu, aga fosfor annab ära 5 elektroni, siis tal on väliselektron kihil 5 elektroni. Nii et tekib mingisugune B, O
kus O-l on oksüdatsiooniaste -2 ja B-l on oksüdatsiooniaste +5. Ja kuidas me seda tasakaalustame? Võime risti-rästi teha 2 ja 5, B2O5, aga meie oleme harjunud molekuliga B4O10. No mõlemaid viise võime kasutada, B2O5 ja B4O10. 9. klassis võime küll. Ja tasakaalustame. Siin näeme paaritu arvu, 5, proovime korrutame see 2, ehk siis 10 hapnikut, siia tuleb 5 ette ja 4 fosforit. Siuke lugu. Miks kloor reageerib rauaga rahulikult, kuid naatriumiga plahvatuslikult? Ma nägin vaeva, ma tegin neid katseid teile, me vaatasime neid ja siis selles tunnis me kuulasite ja ma ei tea. Aga ikkagi ei osanud vastata. Nii, väävel kloor asub perioodilistustabelis väga paremal, ehk siis ta on tugev elektronide äratõmbaja ja kui kloor reageerib rauaga, siis reaktsioon on tõesti rahulik, sellepärast et raud ei anna oma elektrone nii lihtsasti ära kui naatrium. Naatrium lausa tulistab oma elektronid välja, aga raud rahulikult annab elektronid ühe kaupa ära. Nii et kuna kloor on oluline see kombinatsioon, kes tõmbab ja kes annab. Kui on väga tugev tõmbaja ja leebe andja, siis reaktsioon ongi rahulik, aga kui on väga tugev tõmbaja ja tugev andja, siis reaktsioon on plahvatusohtlikud. Sisuliselt, mida kaugemal asuvad elemendid üksteisest selles tabelis, nagu kui sa vaatad paremale vasakule üles-alla, mida kaugemale selles diagonaalis need elemendid üksteisest asuvad, seda aktiivsemalt elektronid hüppavad üle teisele aatomile. Ja see ongi vastus. Näita joonisega, millised oksiidid tekivad puidu põlemisel ning millised aineid need moodustavad, millistes aineolekutes on erinevad oksiidid. No joonistame siia puidutüki. Puidukoor. Tekitame siia sellise lõkke. Nii, lõkke põleb. Hapnik tuleb siit kogu aeg juurde lõkkesse. Nii, ja lõkkest hiljem tekib 2 tüüpi aineid. Ühed ained on mittemetallioksiidid. Ja need on gaasilised. No ehk siis CO2, CO, puidu sees on ka väävlit, mis moodustab SO2, mõnikord SO-d ja SO3, aga seda SO-d ja SO3 pole vaja. Siis on lämmastik, mis moodustab NO2, siis on fosfor, mis moodustab B2O5 või B4O10. Siis on
on väävlist kirjutatud, jah, et siis põhilised mittemetallid ja mis elusorganismides leiduvad, on süsinik, lämmastik, väävel, hapnik, no vesinik, no H2O, jah. Et H2O tekib ka põlemisel. Ja need on gaasilised, need lähevad atmosfääri. Ja teine osa on siis metallide oksiidid. Ja need on tahked. Ja need on tahked, ehk siis tekib tahm, mille sisse lähevad põhilised elusorganismides leiduvate metallide oksiidid, mis on siis magneesiumoksiid, kaltsiumoksiid, kaaliumoksiid, naatriumoksiid, raudoksiidid ja kõik ülejäänud, no mingid singid asjad ja aga põhiliselt on magneesium, kaltsium, raud ja nii edasi. Paneme see raudoksiid ka, ferrum 2, O3. Nii, ja selline see kontrolltöö oligi. Esimene variant. Palun vaadake see video kodus üle, vaadake järgi, harjutage, võtke läbi ülesandeid, mida ma olen teiega jaganud. Ja neljapäeval teeme uuesti seda kontrolltööd. Ei tule sama leht. Teine variant tuleb. Oleks lihtne, on ju? Aitäh!